ühisrahastus on millegi ühiselt rahastamine, kus kogutakse paljudelt investoritelt väikesed summad, mis kokku moodustavad selle summa, mis on vaja. Ja Estonia teater valmis 1911 ja tegemist on ju Eesti kõige tuntuma ühisrahastusprojektiga. Me kõik teame, et Estonia teater püstitati Eesti rahva enda rahadega ja isegi Henrik Visnapuu kaudu teame, et Juhan Liiv, tal raha ei olnud, tahtis Estonia ehitamiseks anda ära oma vana pintsaku. Et 800 000 rublast 100 000 koguti kokku väikeste annetustena. Ja see ühisrahastuse lugu on praegu väljas Estonia teatri kodulehel ja nad kasutavad seda kui oma lugu. Ehk see on ju turundus. Ja kõigil eestlastel oli võimalik sellest loost osa saada. Tehke samamoodi, et teie lugu kõlaks 100 aastat ja kauem. Aga korraks sissejuhatuseks. Eestis ühisrahastust on tehtud kusagil 5-6 aastat. Ja ma panin ühele pildile kokku Eestis tegutsevad ühisrahastusplatvormid. Igaühel on omad erisused. Aga laias laastus ütlen, et pigem see, kes siinpool on, sinine pool, nemad rahastavad eraisikuid, tarbijalaenud, lühiajalised laenud. Need, mis on oranžiga, nemad tegelevad ettevõtetega. Et tõenäoliselt, kui te ühisrahastuseni jõuate, te puutute kokku nende firmadega, kes on siin vasakul pool oranžides mullides. Ühisrahastuse eelised. Põhiline sõna, mida me kasutame, on fännide kaasamine. Kes on fänn? Fänn on mõnes mõttes, võib-olla ma utreerin, aga pimesi uskuja. Kui on fänn, kasuta fännid ära. Fännid on nõus andma sulle rohkem raha, võib-olla kui su finantsid välja kannavad. Fänn tahab sind aidata. Anna fännidele võimalus tulla osanikuks, kaasanad. Et fänn on see, kes räägib sinust 10 sõbrale ja fänn ei räägi edasi negatiivseid asju. Ehk siis väga lojaalne toetajaskond. Peened turundusstrateegiad kõik tänapäeval räägivad, et tuleb luua kogukond, mis Facebook on, ka kogukond ja kõik seal on kogukondade lehed. Turundajad ütlevad, et proovige oma brändi tekitada oma brändi kogukond. Tehke oma klientidest inglise keeles brand ambassadors, kes viivad su seda brändi siis nii-öelda oma kogukonda laiali. Ühisrahastuse põhiline tuginebki sellel. Ehk ettevõte kaasab enda omanikeks fännid. Võib kaasata omanikuks ka professionaalsed finantsinvestorid, loomulikult. Aga nagu ma ütlesin, fänn on pimesi uskuja. Ta annab sulle natuke rohkem raha, sina annad vastu natuke väiksem osaluse. Nii see lihtsalt on. Alustavatel firmadel, kes tahavad kiirelt kasvada ja kes tahavad kasvatada kogukonda, on ühisrahastus üks hea võimalus. Kui teha ühisrahastuskampaania, siis on võimalik selle sõnumiga saada meediapinda, olla online'is, olla teles, raadios. Sul on mingi teema, millega sa saad eetrisse. Saatejuhtidel ka meeldib sellest rääkida, vahvad Eesti firmad, see on hea teema, millega saab tulla esile. Meil on kampaania, me kaasame fännid, te saate sellega pildile. Kasutage see võimalus ära, see on hea võimalus. Päris sageli ei tule selle eest ka midagi maksta. Vahel saab öelda, et see ei ole sisuturundus, see ongi vahva Eesti asi.
üks võimalus veel turundamiseks. Nii-öelda enesedistsipliiniks, kui te teete ühisrahastuskampaania, te saate uued omanikud küsivad regulaarset infot, on see igakuine, on see kvartaalne, aga see on positiivne asi. Te esiteks peate ennast kokku võtma, kord kvartalis tegema oma tegevuse kokkuvõtte ja teil on jälle üks sõnum, millega minna meediasse, inimeste ette, saada uudistesse, ehk teil on jälle sõnum. Meie saime sisse nendesse vahvatesse jaekettidesse, Organic Estonia abil olime KDV-s, kõik need asjad te saate oma turunduses ära kasutada ja nii-öelda laiali jagada oma sõnumit. Üks näide. Ühisrahastuskampaania võib olla ka nii-öelda, mis see õige sõna on, ka kunstiliselt tasemel ja pälvida turundusekspertide tähelepanu. Ma tein siin ühe näitena Click and Grow ühisrahastuskampaania, mille nad tegid aastal 2014 ja nad tegid selle rahvusvahelises ühisrahastusplatvormil Kickstarter. Siis Eesti platvormid, ütleme nii, et olid veel lapsekingades ja oma selle digitaalse reklaami ja digikampaaniaga nad pälvisid Eesti turundajatelt pronksmuna. Ehk siis, kui teete hea ühisrahastuskampaania, olete te automaatselt kuldmuna kandidaat. Saate kuldmuna, saate jälle rääkida endast. Saate turundusajakirjadesse sisse. Järjekordne võimalus. Siin tekib muidugi küsimus, et kas siis peaks hakkama kasutama professionaalset disainibüroosid või tegema ise, laskma onupojal oma bränd või visuaalne identiteet teha. Otsustage ise. Oleneb teie tootest. Aga võimalus on. Te saate radarile. Nii et kõik oma kampaaniad esitage sellele kuldmuna konkursile ka. Ja ma eeldan, et väga suur šanss ühisrahastusega minna on just digikampaaniad, sest ikka valdav osa ühisrahastust teeb läbi digikanalite. Jõudu! Ma olen kindel, et siit saalist lähiaastatel mingi kampaania, mida ühisrahastuses tehakse, kuldmuna nominentide hulka satub. Mõned riskid, mida võiks endale teadvustada, enamik nendest ei realiseeru, aga kui üks realiseerub, siis Murphy seadusega tulevad ka teised riburada pidi järgi. Te olete kampaaniat alustades kohe avalik ettevõte. Teie kohta võivad kommentaari kirjutada ka inimesed, kes ei ole teie omanikud, teie sõbrad ja ei ole ostnud ühtegi teie toodet. Olge selleks valmis. Te peate olema järjepidev ka peale kampaaniat. Kui olete tulnud avalikuks, siis olete avalik nii kaua, kui firma tegutseb. Avalikkusest tagasi tõmmata ei saa. Siis kukub müük kohe ära. Avalikkus on hea asi, olete nähtav. Kui keegi kirjutab teile negatiivse kommentaari, kirjutate adekvaatse või isegi natuke nutika ja humoorika vastuse, võite ka saada Instasse või Face'i. Teid hakatakse levitama. Vaatake, kui nutikalt üks firma vastas oma kliendile. Jälle võimalus pöörata nii-öelda turunduseks väike sisemine konflikt. Klientide küsimustele vastake kohe. Tänapäeval see on jube raske 24 tundi jälgida, mis firma veebilehel toimub, aga ei andestata hilist vastamist. Samal päeval või järgmisel päeval vähemalt regulaarselt. Ärge unustage küsimusi oma veebilehel üles, kus küsimus on nädal aega üleval, keegi pole vastanud. Ühisrahastuse investorid professionaalsest huvist iga päev vaatavad oma firmade veebilehti ja asju üle.
nad on fännid, nad on teiega iga päev, olge siis teie ka nendega iga päev. See paneb teile mingi teatud lisakohustuse, ei saa oma asja teha, vaid pead veebis mingeid asju tegema. See käib tänapäeval kaasas. Sellega peab arvestama. Kampaania ebaõnnestumisel maine risk ei ole midagi hullu, aga lihtsalt nagu mõelge läbi oma sõnumit, kui keegi küsib, no mis siis juhtus. Hea on, kui te olete läbi mõelnud, vastus on olemas. Eesti ühisrahastuskampaaniad on kõik kahes keeles, eesti ja inglise keeles. Kuigi valdav osa investoritest on kohalikud, siis näiteks Funderbeami keskkonnas on kõik kampaaniamaterjalid inglise keeles. Teeme nad inglise keeles, patriotlus siin väga ei aita, me peame saama nähtavust, tuleb teha kakskeelset, seda parem. Ka Soome turu vallutamiseks, peaks olema soome keeles. Paljud eestlased üritavad ingliskeelsete materjalidega. Kui Soome minna, tehke soome keeles. Saate kiiremini rohkem ja saate soomlaste kogukonna. Keel on tähtis. Investor, üks on huvitav asi, mis me teada saime, miks mingid investorid mingitesse kampaaniatesse ei ole raha pannud. Ja nad tõid välja emotsionaalse faktori. Ma tahtsin sellelt firmalt osta, tegin tellimuse, nad isegi ei vastanud mulle. Ma tahtsin praagi ära vahetada ja nad ei vahetanud. See oli põhjus, miks paljudesse kampaaniatesse investeerinud investor raha ei andnud. Emotsioon. Ma sain halva kliendi teeninduse osaliseks. Ehk siis teie ühisrahastuskampaania algab sellest hetkest, kui te alustate ettevõttega. Võib juhtuda, et teilt halba klienditeenindust saanud inimesed teisse raha ei pane. See võib saada takistuseks. Ja kampaania peab vastama reklaamiseadusele, muid piiranguid pole. Mida on nupukam, nutikam, seda parem, nagu te ise teate. Kuidas saada tähelepanu? Lõpuks teooria osa juurde. Ma panin teile ekraanile need argumendid, mida me kasutame nagu ettevõtetega suhtlemisel, miks tasuks teha ühisrahastuskampaaniat. Ehk siis võtke siit välja turunduslik aspekt, pöörake need asjad oma turundussõnumiteks. Öelge, et te annate ligipääsu endale oma fännidele, me oleme lemmikfirma, ühisrahastuse investeeringud on enamasti 100–500 euro vahemikus, see on taskukohane, teenustasud on madalad, aitate kaasa Eestile, Eesti ettevõtetele. Need on need sõnumid, mida te saate oma kampaaniasse kõik sisse lükata. Mõned head näited. Siidrikoda. Minu teada on nad teinud nüüd juba 3 ühisrahastusvooru aastate jooksul. Nüüd ehitavad uut suurt tehast. Alustasid väikse ühistusrahastuskampaaniaga, siis järgmine. Nad on kasutanud seda kasvuks. Nudist. Meie platvormil ta kogus selle raha 3 päevaga. Nüüd nad alustavad 2 ühisrahastusvooru. Ehk siis väike ettevõte tahab kiirelt kasvada, tal on vaja fännibaasi, tegid ära. Ja Vestige Verdant. Mul on ülihea meel olla Roonele nii-öelda väike sissejuhatus, aga Vestige Verdant tegi just ühisrahastuskampaania ja kogus 195 200 eurot. Et
kiirelt kasvavatele firmade jaoks ühisrahastus on üks viis ja peamine asi seal on turundus. Tehke ennast suuremaks, kui te tegelikult olete ja siis te ka saate suureks. Aitäh teile, kohtume veel!